Tere hommikust teile, armsad hommikukohvi kuulajad ja vaatajad. Täna olen ma siin kahekesi Kadriga, Heiket ei ole, temal on koolinädalavahetus ja tere Kadri, tere sulle. Tere, tere! Minul on hästi hea meel, et sa võtsid meil selle hommikukohvi kutse vastu ja enne kui me läheme sinuga vestluse juurde, siis ma ütlengi ära, et meil on 64. hommikukohv. Et põhimõtteliselt oleme 64 järjestikku pühapäeva olnud eetris, ühe me jätsime aasta lõpus tegemata pühade tõttu. Ja kõik, kes te meid vaatama tulete, meil on siin juba päris palju kuulajaid, tore, et tulete meid kuulama ja vaatama, siis jaga seda vestlust oma seinal, kui sa arvad, et ka sinu Facebooki sõbrad võiksid sellest huvituda. Räägime teatrijutt, aga mitte ainult. Me räägime ka muid asju. Vihjed on siin minu selja taga, kes tahab näha ja aru saada juba ette. Aga alustuseks, Kadri, ma küsin su käest kohvi kohta. Kuidas sina jood oma kohvi? Kas ikka jood kohvi? Jaa, ma joon kohvi küll ja joon, kipun jooma isegi liiga palju, ma arvan, aga ma olen hoolikas ja vaatan, et ei läheks liiale sellega, aga ma joon kohvi. Ma arvan, et sellist üsna traditsioonilist moodi, ma arvan. Natukese piima ja natukese suhkruga. Võtan selle peale lonksu kohe. Jaa, väga tore, et sul on kohv, sest mina olen jälle, nagu ma ütlen, kohvist täitsa loobunud hetkel ja vaatan, kaua see kestab. Igal juhul praegu on nii. Ja tegelikult Kadri mõnes mõttes su tutvustust ei vaja. Sa ütlesid ka, et sa tegelikult oled olnud pikalt nagu ka Ugala hõivatud näitleja ja tegelikult teatakse sind ka telest. Mul isegi ei tule tegelikult praegu pähe, mille kaudu, aga ma tean, et sa oled olnud teles. Lapsed teavad. Lapsed, ma arvan jah, et rohkem teavadki lapsed, aga tegelikult on meil teatrikuuni, et ilusad teatrikuud ka sulle, Kadri. Aitäh! Ja teatripäev on vist 27. märts, eks, kui ma õigesti mäletan. Just. Kusjuures siis oleme me ka eetris, sest siis on pühapäev ja siis on meil ka üks teatriga seotud inimene, et päris tore, et me saame nüüd 2 vestlust teha teatri inimestega. Aga tutvusta natuke ennast, räägi, kes sa oled, et kindlasti meid keegi vaatab siin, kes ei tea, kes on Kadri Lepp. Nõnda, ja minu nimi on siis Kadri Lepp. Ma olen olnud näitleja ikkagi, ma arvan, tänaseks juba pool oma elust, ma arvan, peaaegu. Jah, täpselt nii. Ja enamuse sellest ajast olengi ma olnud näitleja Ugala teatris. Nüüd eelmise aasta sügisest tegin sellise päris suure otsuse enda jaoks, et otsustasin hakata vabakutseliseks näitlejaks. Ja üks väga suur põhjus selle otsuse tegemiseks oligi tegelikult minu teine väga suur armastus, mis on kirjutamine. Et Wikipedia kirjutab minu kohta, et näitleja ja lastekirjanik. Mul on ikkagi seda kirjaniku poolt endiselt natukene harjumatu veel justkui nagu endaga kokku panna, aga tegelikult see vist tõsi on, et tõesti mul on ilmunud viimase 4 aasta jooksul, umbes 5 aasta jooksul ikkagi kokku 4 lasteraamatut ja nende lasteraamatute vahele tegelikult ka 2 teatriteksti, 2 näidendit, millest viimane peaks Kergitan saladuskatet nüüd lähiaastate jooksul jõudma ka Ugala teatri lavale. Nii et jah, ütleme, et enamuse ajast oma elust olen ma olnud näitleja, kirjutanud olen ma natukene lühemat aega, aga tegelikult ma ise tunnen, et ma olen ikkagi nii ühte kui teist täitsa justkui nagu võrdse kaaluga või võrdseteks osadeks jaotatuna. Et on tegelikult täitsa okei olla näitleja ja kirjanik, et ei sega tegelikult üksteist. Ma arvan küll. Ja ma võtsin siit selle esimese raamatu, siin on kirjas mul 2016 kusjuures. See on siis täitsa 6 aastat tagasi. Nüüd 6 aastat tagasi. Ja ma lihtsalt pean siia ütlema, et ma mäletan, kui see tuli välja, me käisime seal raamatu esitlusel, see oli seal Black Boxis või kui Ugalas oli remont, siis ta oli seal teises kohas Pargi tänav vist või isegi kuskil seal ja käisin lastega esitlusel ja siis me lugesime seda raamatut ja
lugesime, naersime, nutsime, ma ütlesin, minu arvates üks vägevamaid lasteraamatut, siin on palju teksti selles mõttes. Nüüd on mul poisid juba 13, 11, nad on ise ka, vähemalt üks nendest on juba ise ka neid lugenud. Aga muidu ma nagu lugesin ette ja muidugi see tüdruk, kellel oli saladus, see oli sama nutuvada oli järel. Igal juhul ma täiega kõigile soovitan, me kohe räägime ka lähemalt, et mina hästi imetlen seda, et inimene suudab üldse välja mõelda lugusid niimoodi. Ma ei tea, võib-olla sul on ka elust eneses ja pandud sisse midagi, aga ennast ka väljendada niimoodi kirjutamise teel, et see on hästi-hästi vägev. Et mul on nii hea meel, et sa tulid meiega rääkima. Aga nagu me tavaliselt seal hommikukohvis teeme, et ma küsin korra inimestelt ka, et kas te olete Kadri raamatuid lugenud, kas te teate Kadrit, kus etenduses võib-olla te teda näinud olete, et te võite natukene jagada siia, siis saame teid kaasata meie vestlusesse ja alustame sellest, et kõigepealt sa olid näitleja või oled näitleja ennem kui kirjanik, et kui hästi tihti räägitakse sellest, et kuidas sa ikka lavakasse sisse said ja kuidas seal kõik läks, sest see on ju hästi põnev, et kui selles TikTokis ringleb selline video, kus sinu kursust just näidatakse. Teie kursusega minust tehti see, et alguses tehti videod esimesel kursusel, esimesel aastal ja siis lõpuaastal tehti ka, hästi palju seal muutunud ja räägiti teist juttu ja see ka TikTokis ringleb, see on hästi tore ja armas tegelikult seal vaadata. Et aga võtame sealt veel tagasi. Et miks sa üldse tahtsid näitlejaks saada või kas sa mäletad näiteks seda hetke, millal sul tuli pähe see mõte või see, et issand, see on asi, mida ma tahaks teha, et veel ennem teatrikooli, et natukene räägi meile seda hoopis. Mäletan tegelikult isegi päris täpselt ja väga hästi seda hetke. Või siis kui nüüd minna veel natukene sellest hetkest ka varasemasse aega, siis ma elasin tegelikult Tallinna lähedal, sellises väikeses kohas nagu Loo või mõned inimesed mäletavad, et nõukogude ajal oli seal Tallinna näidislinnuvabrik, kus oli suur kanavabrik ja munavabrik. Tänapäeval on Talleeg. Seal elavad minu ema isa siiamaani, et ma elasin seal. Keskkoolis käisin ma küll Tallinna linnas, aga kuni põhikoolini siis seal oma kodulähedal. Ja ma olin selline hästi hea õpilane, mul olid kõik 5 ja olin hästi püüdlik, tegin hästi palju asju, õppisin klaverit, käisin võistlustantsus, rahvatantsus, laulukoorides ja igatepidi selline eeskujulik tüdruk, aga ma arvan, et ikkagi võib-olla, et keegi ei oleks osanud pakkuda, et ma tahan näitlejaks saada või et mul on niisugune unistus. Et ma olin pigem selline pika patsiga vaikne ja korralik hea õpilane. Ei paistnud selles mõttes kuidagi silma, aga võib-olla see on ka mingis mõttes inimestel natukene mingi klišeelik ettekujutus sellest, et missugune see noor või missugune see laps peaks olema, kes justkui tahab näitlejaks saada, et tihtilugu need noored, kes avanevad näiteks lavaka sisseastumiskatsetel, ei ole üldse need, kes koolis kõige enam silma paistavad, et see on mingisugune hoopis teistsugune sisemine tunnetus, mis seal kuidagi nagu avaneb. Et minu jaoks ka see näitlejaks saamine oli selline pigem salajane unistus, et ma arvan, et ma olin kuskil 10 või 11, kui mul juba selgines see teadmine, et ma tahan väga saada näitlejaks. Ja tollel ajal ma vaatasin, ma mäletan telekast näidati hästi palju lavastuste ülesvõtteid siis või telelavastusi, siis ma vaatasin neid hästi ahnelt nagu. Ja ma ei tea, ma ei mõtle seda välja, see tõesti oli nii, et mul on hästi selgelt meeles, et ma vaatasin ka televiisorist tollase 13. lennul diplomilavastust Oklahoma, mis usu ja usu on üles võetud Tugala teatri laval. Ja ma mäletan sellest hästi tugevat emotsiooni või hästi sellist seletamatut nagu tõmmet, et miskit selles teatrimaailmas või ka näitlejates või kogu selles õhustikus oli niisugust, mis mind väga lummas, aga ega ma loomulikult ei osanud arvata, et ma võiksin näitlejaks saada või et üleüldse ma võiksin teatrikooli sisse saada. Ma ei käinud ka kuskil näiteringis ega tegelenud väga aktiivselt näitlemisega kuidagi. Keskkooli viimases klassis, kuna mul oli ikkagi väga selge siht, et ma kindlasti tahan minna lavakasse ja proovima, tulgu mis tuleb, siis ma käisin 1 aasta ühes teatristuudios, et lihtsalt natukene nagu nuusutada seda maailma.
ja läksin lavaka katsetele ja võib isegi öelda, et ma olin üsna puuga pähe saanud, et ma sain sinna kohe niimoodi hästi kiiruga ja hopsti sisse, ilma et ma üldse kuskil teistesse ülikoolidesse oleks jõudnudki veel mingeid muid plaane teha. Mul oli küll plaan B, ma teadsin, et ma oleksin läinud ilmselt võib-olla õppima kunsti ajalugu, mis mind väga köidab siiamaani. Aga sinna ma ei jõudnudki, sest ma sain lavakasse sisse ja siis ma seal sukeldusin sinna niimoodi kerglikult 4 aastaks ja peale lavaka lõppu tulin Viljandisse, olles siis ise olnud Tallinna tüdruk senimaani ja Viljandis käinud vist 1 korra elus üldse. Aga kuna meie kursuselt tuli Viljandisse selline seltskond, kellega koos tundus, et tahaks tulla, see tundus ka väga hea koht, kus võiks noor näitleja saada väga palju tööd, siis niimoodi see juhtus, jah. Ja see siis kõik toimus aastal 2002, nii et mul on sellel kevadel 20 aastat lavaka lõpetamisest. 20 aastat. Päris huvitav. Selline ümmargune arv. Kusjuures see Oklahoma siin keegi veel kommenteerib ja, et täiega talle meeldis see ja kusjuures, kui sa seda ütlesid, mul tuli kohe ka meelde mu elutuba, kuidas ma seal istusin seda Oklahomat, see oli tõesti lummav. Neil oli mingi etendus veel sellel kursusel, mida näidati. Üks oli Oklahoma ja ma ei mäletagi praegu, mis see teine võis olla. Aga vist rohkem jah, see Oklahoma tõesti, see oli väga-väga võimas. Ise kui huvitav kuulda tegelikult, et sa võtsid nagu pähe mingil hetkel, et sa tahad näitlejaks saada, aga samas sa tegelesid ikkagi, sa ütlesid tantsimise, laulmisega, õppisid klaverit, et ikkagi olid sellised nagu etenduskunsti osad või sellised sul nagu olemas, et mingit esinemist sul tegelikult ju oli, ma arvan, et kui sa ju laulsid. Ja, ma olin selles mõttes ikkagi selline nagu esinesin, olin alati kooliaktustel, lugesin luuletust ja muidugi tollel ajal nagu lapsena ja noorena ma ikkagi ka kirjutasin mulle väga meeldis kirjutamine või ma arvan, et kirjandus oli ja eesti keele kirjandus oli koolis olid minu lemmiktunnid, ma arvan. Aga tollel ajal ma arvan, et ma ei osanud seda niimoodi kuidagi enda jaoks nagu defineerida või siis ka välja mõelda, et mil moel ma siis ennast nii-öelda kirjutades väljendada tahaksin, et kuidagi see teatrikihk oli tollel hetkel niivõrd nagu jõulisem või tugevam, et see tundus nagu ainuõige suund, et see kirjutamine hakkas mind vaikselt nii-öelda nagu jälitama alles nagu aastaid hiljem või kummitama selles mõttes, et ma tahaksin ennast nagu ka kirjutades väljendada ikkagi ka nii, et see jõuaks teiste inimesteni. Ma kindlasti küsin sinu käest veel mõnda teatriküsimust ka. Ma arvan, et seda lavaka aega ei hakkagi siin praegu rääkima, aga sa ütlesid ühesõnaga, et 12. klass, ma natuke lähen tagasi, sa käisid kuskil teatristuudios, aga ikka tihti inimesed ei julge oma unistuste suunas minna, sest keegi teine kuskilt ütleb, kuule, et sa ei saa ju seda või mis mõttes, et sa pole ju seda enne teinud. Et kui ootamatult näiteks vanematele või sõpradele see tuli või sa ei rääkinud äkki neile, sest ma tean, osad teevad ju ka nii, et lähevad katsetele ja nad ei ütlegi kellelegi, eks. Ega ma väga tegelikult jah, no kodus ma ikkagi rääkisin emale, isale, et ma mäletan, et mu ema oli, kui ma tulin ta juurde uudisega, et ma sain lavakasse sisse, siis mulle jääb eluks ajaks see hetk meelde, et ta ohkas väga raskelt. Ilmselt mulle tundus, et talle ikkagi langes nagu kivi südamele, sellepärast, et ju ta teadis mingit pidi võib-olla tollel hetkel minust paremini, et see on ikkagi üks väga raske teekond, et see saab olema üldse mitte kerge valik, aga no täna ta enam ei ohka, esiteks ta on juba ära harjunud sellega ja tegelikult nagu, eks mis puudutab seda, et teha midagi teiste inimeste ootuste kiuste või ka nende ootuste vastu või et ma arvan, et ma ikkagi vaatamata sellele, et ma seda väga palju ei rääkinud, ma olin oma unistuses ikkagi nii-öelda nagu mingis mõttes, heas mõttes nagu auahne ka, et mul oli nii palju seda vedru, et ma teadsin, et ma ei saa nagu endale tegelikult kunagi andeks anda, kui ma vähemasti ei proovi. Et ma arvan,
et jah, ma arvan, et see oleks, seda varianti ma isegi ei kaalunud, et ma jätan selle tegemata. Ma olin küll üsna veendunud, et ma ei seadnud endale mingisuguseid illusioone selle suhtes, et ma nüüd tõesti näitlejaks saan, aga ma olin täiesti veendunud selles, et ma vähemasti pean seda proovima. Ja siis ma vähemasti tean, kas ma olen selleks hea või ei ole. Et tegelikult natukene etteruttavalt ka kirjutamise juurde ma jõudsin umbes natuke sarnast teekonda pidi, et minu esimene raamat ilmus ka tegelikult nõnda, et ma saatsin selle käsikirja ühele konkursile ja ka anonüümselt, sest et ma mõtlesin küll, et ma tahaksin kirjutada ja mulle endas väga meeldib, aga mul oli justkui ikkagi vaja seda kinnitust, et ma ei ole üksi justkui, et ma tahaksin aru saada sellest, et kas see, mida ma teen tõesti nagu ka kellegi teise silmis on ka midagi väärt või et see võiks kellelgi korda minna või keegi võiks pidada ta väga heaks ja see tundus nagu ainuõige võimalus selleks nii-öelda. Ja ma tundsin ka väga kindlalt tollel hetkel, et ma lihtsalt ei saa seda tegemata jätta. Et ma arvan, et see ikkagi on mingi, selles on mingi selline mingis mõttes ikka jõuline joon vist ka, et kui mul on unistus, siis ma pean minema vähemalt nii kaugele, kui mul antud hetkel vahendid selleks minna on. See on minu arust väga-väga hästi öeldud, sest enamus inimesi ei astugi seda sammu üldse, sest nad juba ette muretsevad ja eks see väike ambitsioon ka selles suhtes või päris suur ambitsioon sinu sees selle koha pealt. Ja loomulikult, kui sa tunned, et sinu sees on ju raamat, sa tahab välja tulla, kellele sa kirjutad ikka, sa võid endale kirjutada iga päev, sa lugeda enda perele, aga loomulikult see, et sa saad jagada oma annet ja oma loomingut, see on ju veel palju võimsam. Aga tegelikult väga hästi me võime selle juurde minna, et kuidas siis kas näitlejast sai kirjanik, et samas see tundub nagu nii loogiline, et näitleja on ju loominguline töö kirjutamine, kuigi ometi ei ole ju kõik näitlejad, kirjanikud või kirjanikud, näitlejad veel vähem arvatavasti. Et sa ütlesid juba noorena meeldis kirjutada. Millal sa esimest korda julgesid unistada, et sul on ilmub raamat või raamatud? Ma arvan, et võib-olla see äkki oligi siis võib-olla umbes mitte väga palju varem, kui et see esimene raamat ilmuski. Et see tihtilugu tahetakse natukene seostada ja vahel on ka see tõsi. Osade naiskirjanike või kirjutajate kirjutama hakkamist justkui nende emaks saamisega ja vahel ka nii-öelda mingeid osade inimeste kirjutatud teoseid nimetatakse kirjanike ringkonnas emakirjanduseks jutumärkides justkui, et vahel nagu naised saades emaks, siis kuidagi tunnevad tungi siis kas kuidagi oma lapse kasvamist või siis oma last ennast nagu läbi kirjutamise nende tema teekonda nagu kuidagi sellega siduda. Minul see tegelikult niimoodi ei olnud ja minu jaoks on need maailmad ikkagi ka hästi lahus, aga mingis mõttes see kirjutamise hetk või kirjutada tahtmise hetk langes kokku küll selle minu emaks saamisega, aga natuke teise nurga alt, sest et ma mäletan, et siis tekkis minu jaoks lihtsalt pikem periood, kus ma olin teatrist eemal ja tekkis ka võib-olla esimesed sellised nagu natukene nagu tugevamad kahtlused või mõtted selles suunas, et kas teater ikkagi on niivõrd üks ja ainus asi maailmas, nagu millele ma tahan ennast pühendada. Ja tolleks hetkeks ma olin olnud teatris siis juba rohkem kui 10 aastat, seal 12-13 aastat. Ja ma lihtsalt mäletan, kuidas ma jalutasin oma lapse käruga mööda Viljandi linna ja mul oli kuidagi aega mõelda, sest et kui laps magas, siis ma jalutasin ja mõtlesin, et mis siis nüüd siis veel võiks tulla elus. Et mul oli mingi ettekujutus teatrimaailmast umbes mingi ja ka selle maailma võib-olla nagu raskuspunktid nii-öelda nagu läbi katsutud. Ja kuidagi hakkas sealt nagu pinna alt nagu või ennast pinnale suruma ikkagi see väga tugev soov ennast ka nagu kirjutades väljendada. Ja ma ikkagi täitsa nagu mõtlesin selle välja enda jaoks, et kui
kui ma seda tahan teha, siis ma lihtsalt peaksin katsetama. Ja minu jaoks nii-öelda see katse-eksitus moment oligi see, et ma mõtlesin, et ma kirjutan midagi ja kui see teistele inimestele ka meeldib, kui ma ei ole selles üksi, kui see läheb kellelegi korda või kedagi puudutab või kui keegi mõistab seda, mida ma öelda tahan nii, nagu ma tahtsin, et siis on see õige teeots. Ja muidugi, eks mul siin kodust tuli ka natuke innustust, et ma kirjutasin ja muidugi testisin, olen piinanud kogu oma kirjutamise aastate jooksul oma elukaaslast Martinit sellega, et ma kogu aeg teda kõike lugema ja kogu aeg andma mulle tagasisidet ja mingit peegeldust. Et eks muidugi tema poolt tuli ka seda innustust, et muidugi proovi ja muidugi anna välja või muidugi las ilmub raamat. Ja niimoodi siis ma jõudsingi selleni, aga see oli ka mingi selline hästi selge või hästi tugev äratundmine, et võib-olla pigem selline, et ma tundsin, et mind ikkagi nagu loojana või loomingulise inimesena ei rahulda ainuüksi, ma tahan nagu veel, ma tahan nagu mingist teisest kanalist veel nii-öelda mingisugust loomingulises mõttes rahuldust siis vist, mis mul teatris mõnikord ei vajaka või mis mind ei, ütleme niimoodi, kirjutamine ja näitlejatöö on nagu hästi, mingis mõttes hästi erinevad selles mõttes, et mis kohast sa annad ja ka mismoodi sa tagasi saad. Et mul tekkis ikkagi mingi ambitsioon öelda midagi ise või nagu väljendada iseenda mõtteid, seda, mis ma ise öelda tahan, ja mul oli ka tolleks hetkeks üks väga tugev sõnum või väga tugev mõte, millest siis sündiski see esimene raamat. Et jah, umbes niimoodi see teekond läks. Et tegelikult see emaks saamine, mina arvan, et üks asi, ma ei tea, kuidas veel sa seda oled lahti mõtestanud, mida mina olen tundnud emaks saamisel, on see, et tegelikult me näeme, mis vägi on nagu meie sees, kui laps sünnib, mida meie keha üle elab ja mida me nagu suudame lapse luua, eks. Ja siis me suudame temaga koju jääda, me eemaldumegi justkui kõigest eelmisest elust ja me hakkame nagu mõtlema, et aga mis veel on võimalik ja tegelikult on hästi vinge kuulda, et sa ennast kuulasid. Sest enamus naisi, mitte kõik jälle enamus, aga väga paljud lähevad tagasi selle tavalise elu juurde ja siis me ülejäänud elu väga rahul ju ei ole ja hakkame ootama, et lapsed nüüd teeks midagi teisiti, et meil hea oleks. Ehk siis ma arvan, et meil kõigil on see tung mingil eluperioodil ja kui seda kuulata ja selle järgi minna, on elu palju rikkalikum ja mõnusam tegelikult. Et see tundub hästi tore, ja kui nüüd vähemalt ühte inimest inspireerime, kes siin kuulab, kes on lastega kodus, palun mine oma südame järgi. Kus kohas sul ikkagi need lood siis tulevad? See poiss, kes tahtis põgeneda, see on nagu justkui nii tavaline igapäevane lugu, selles suhtes. Aga ta lihtsalt, ma räägin, me lugesime ja ma nutsin, ma mäletan, me olime tookord minu arvates haiged seal kodus ja lugesimegi vist 2 päevaga läbi, sest me ei saanudki seda käest ära panna. Tavaliselt lastele loen selliseid pikemaid raamatud ikkagi oluliselt kauem, aga see juba, ühesõnaga, mul tuleb juba kõik see meelde, et see on nagu hästi haaravalt sul kirjutatud ja kui kaua sa näiteks kirjutasid ja kas see mõte oli, kus kohast sa said on ju mõte, näiteks kas nüüd, kohe küsin mitu küsimust, kas näiteks Martin ütles ka, et siit ei saa midagi aru, tee see koht ümber. See on nii huvitav. No kõigepealt võib-olla ma alustan sellest, kus see mõte tuli siis. Nende raamatute, nende 3 raamatu puhul on see protsess olnud niimoodi vist, et ma mõtlen kaua ja kirjutan üsna kiiresti. Et mulle meeldib kirjutada hästi sellise kontsentreeritud aja jooksul, et ütleme selle esimese raamatu ma kirjutasin umbes 6 aja jooksul, mis on tegelikult lühikene aeg, arvestades seda, kuidas tavaliselt võib-olla kirjutatakse, aga see mõte ikkagi oli see, mis ma öelda tahtsin või see, mis mind ennast nii puudutas, oli see, mis siis nii-öelda nagu lükkas selle loo käima või õigemini see teekond oli kuidagi selline, et või ma võin ka öelda, mis mõte see oli või miks ma selle kirjutasin, oli umbes niisugune mõttekäik, et mulle tundus tollel hetkel ja tegelikult muidugi tundub praegu ka, et nii suurte kui väikeste inimeste elus on kõike
kõike kirevat ja müra ja kõike kihke igale poole ja mingeid tahtmisi ja ihasid hästi palju. Ja loomulikult see on justkui hästi lihtne ja selge tõde, aga tihtilugu selles müras me nagu unustame justkui vaadata enda ette või vaadata nagu näkku sellele või vaadata sellele, mis meil tegelikult juba olemas või käes on. Et mul tundus hästi oluline öelda seda ka lapsele, et no näiteks justkui lapse jaoks on ju tihtilugu täiesti enesestmõistetav see, et tal on ema, isa ja kodu, et aga kui panna nagu laps kõrvuti maailmaga, kus võib-olla seda ei ole või kus võib-olla see ei ole enesestmõistetav, siis mis see tema jaoks muudab, et kas ta võiks hakata nägema seda või väärtustama seda, mis tal on rohkem või et ütleme, et siis jah, kuidagi kokkuvõtlikult öeldes, et tihtilugu on see õnn meie nina all, lihtsalt tuleb osata seda näha ja mulle tundus hästi oluline öelda seda ka lapsele, et see oli see mõte, mis minu jaoks selle loo kirjutamise käivitas. Ja siis ma lihtsalt püüdsin välja mõelda niisuguse tegevuse käigu või et siis loo ühest poisist, mis temaga võiks juhtuda, et mis tema silmi selles suhtes siis võiks avada. Et seeläbi sündis niisugune lugu. Ta tuleta mulle nüüd meelde, mis sa veel küsisid. Kas Martin ütleb, et see ei kõlba? Ei, no ta vahel nagu, ma olen muidugi väga nagu selline kohutav kaaslane selles mõttes, et ma kirjutan 2 lehekülge, siis ma annan talle selle ette, siis ma istun seal kõrval, vaatan, mis näoga ta loeb, kas ta naerab või nutab. Ja kui ta midagi ütleb ja kui ta ütleb natukene midagi sellist, mis mulle ei meeldi, siis ma olen selles suhtes ka väga kriitiline. Aga tal on kasvanud juba üsna paks nahk nagu minu selle tundliku kirjutaja suhtes. Et no vahel tõesti päris niimoodi ei ole juhtunud, et üldse ei kõlba. Ma arvan, et kui kukub välja nii, et üldse ei kõlba, siis võib-olla inimene ikkagi üldse ei peakski kirjutama. Ma arvan ka, jah. Võib-olla vahel võib juhtuda nii, et mõni asi võib-olla kas täpsem, võib-olla kas natukene paremini väljendatud, mõni asi võib-olla natukene, mõnikord on mingisugused pisikesed detailid, mis tõesti tahavad kõrvalpilku nagu, et siis ma tõesti küsin ja võtan ka kuulda, kui on mingisugune väike parandus vaja teha, aga ma olen muidugi selles suhtes hästi tähelepanelik, et ega ma nagu ütlen küll mõne kriitika kohta ja, aga lõpuks teen ikka nii, nagu mina tahan. No muidugi, sinu kirjutis ju, muidugi. Kas ma nüüd vastasin kõigile või ma unustasin? Ma arvan, et sa vastasid, et ega mul tuleb jah kohe ju mitu küsimust korraga, aga tegelikult mis konkursi sa selle raamatu esitasid ja et me ikkagi ütleme selle ära, et sa ikkagi oled, räägi ise, kas kõikide raamatutega isegi seda auhinda võitnud? Ja, et tegelikult on nii, et selle esimese raamatu käsikirja ma saatsin siis ajakirja Tähekese, kirjastus Tänapäev ja Eesti Lastekirjanduse Keskuse korraldatud konkursile minu esimene raamat, mis toimub siis iga 2 aasta tagant ja sinna võivad siis kirjanikud saata anonüümselt käsikirju ja siis seal on siis need võidutööd siis avaldatakse ja tol korral see minu esimene debüüt sai sellel konkursil kohe ootamatult 2. koha. Minu teine raamat oli seal juba edukam, sai 1. koha. Tüdruk, kellel on saladus siis, jah? Ja seda mõttelist 3. osa, mille nimi on Salasõnad, ma konkursile ei saatnud, sest et see konkurss kui selline enam otseselt ei olnudki oluline. Võib-olla teine raamat sattus sinna konkursile selle tõttu, et konkurssitel on sellise hea omadus nagu tähtajad, kuupäevad. Et tegelikult ka loomingulisel inimesel või kirjutajal on igasugune kuupäev päris hea selline motiveeriv jõud, et tegelikult ega see inspiratsioon niisama nagu kaela ei karga, et seda tuleb endas ikkagi natukene nii-öelda nagu ka tagant utsitada, et teinekord on mingisugune hea kuupäev, selleks väga hea nii-öelda nagu põhjus ennast mobiliseerida, ikkagi hakata tegelema ka loomingulise asjaga, mis tihtilugu ei ole üldse nii-öelda nagu teiste inimeste ettekujutus vahel on nagu hästi loominguline, et on hästi tore, kõik on mõtted justkui tulevad, vaid see on ka
tihtilugu selline, et ei viitsi lihtsalt, ei ole täna tuju, aga siis ikkagi panen ennast istuma oma sellesse ruumi, kus ma seda teen oma arvuti lahti, lükkan oma faili lahti ja peale natukest enese utsitamist ikkagi tuleb ka siis see loomingulisus, mis ei tule sugugi niisama tänaval kõndides tihtilugu, et see on selline huvitav protsess, et see ei ole alati üldse pealtnäha nii loominguline, kui võib paista. Seda on küll väga hea kuulda, sest nii paljud inimesed ootavad, mul ei ole õiget tunnet peal, aga me saame ise ju luua. See oli väga hea. Ja seda ei tulegi, kui sa seda ootama jääd. Et mul on tegelikult ma näitan ühte raamatut veel, mul vist ei olegi eestikeelset varianti võtta, ma näitan siis hoopiski ühte huvitavat varianti sellest raamatust. Mul nende 3-4 raamatu vahele ilmus veel ka üks pisikeste laste raamat, millel on siin selline kaanepilt. Aga tegelikult on raamatu nimi Lugu hiirest, kellel polnud kelku ja ilmus ta ka 2016. aastal, aga siin on mul siin käepärast üks tõlge sellest raamatust. Ma ei tea, kas keegi julgeb pakkuda. Lapsed pakuvad, et see on vene keel. Mina ütleks Jaapani, aga juba ei tea. Ja see raamat on ilmunud Lõuna-Koreas. Lõuna-Korea. Ja sellest raamatust on ilmunud veel 4 tõlget Horvaatias, Sloveenias ja ka Venemaal. Nii et see minu pisikeste laste raamat on vallutanud impeeriumid, võiks öelda, et see on välja antud ühes teises kirjastuses, kellel on üks väga tubli ja hakkaja välisagent, nii et sealt on tulnud väga palju tõlkeid. Nii et see on ka tegelikult üks soovitus võib-olla siis pisematele lastele, kellel on kodus lapsi vanuses seal kuskil 2-5 näiteks, siis siin on ka üks balkanikeelne pealkiri, aga niisuguse kaanepildiga raamatut Lugu hiirest, kellel polnud kelku. Minu meelest teda on veel ka raamatupoes saada, raamatukogus kindlasti. Kusjuures ma olen sellest ka kuulnud, et sul on Lugu hiirest, kellel pole kelku, et millegipärast pole me koju küll jõudnud. Aga tegelikult kõik need 3 raamatut siin mu selja taga ongi justkui ju need samad tegelased on. Seal on see Oskar ja nüüd see tüdruku nime või mäleta. Sa mõtled... On Oskar see poiss, kes... Peategelane on siis kõikides 3 raamatus on üks poiss, kelle nimi on Mart ja tema sõber on Siim. Kus mul see Oskar tuli, ma ei tea, Mart, muidugi. Ja siis see peategelane saab seal niimoodi vaikselt raamatu haaval natukene vanemaks, et esimeses raamatus on ta nii vana, et ta peaks minema sügisel kooli ja tegevus toimub suvel ja 3. raamatus on ta 2. klassi poiss. Aga neid raamatuid muidugi võib lugeda ka täitsa eraldiseisvatena, et on inimesi, kes on sattunud esimesena lugema 3. ja sellest ei ole ka midagi. Et ma olen püüdnud teha nõnda, et nad ei oleks justkui üksteisest sõltuvad. Aga jah, mõtteliselt on nad justkui 3 osa. Ja tegelikult lastel on hästi põnev, et kui tuli see salasõna, siis minu arvates meil Robert, kes on keskne poiss, luges seda teistele ette, et seda mina ise polegi lugenud, ma kõrvalt olen kuulnud pisteliselt. Ja neil oli küll väga põnev, et nad tuletasid vahepeal seal meelde, oota, seal osas neil oli ju niimoodi ja nii, et lastele tekivad nagu need seosed. Et igal juhul põnev. Kas neid on sul ka tõlgitud? Ei, neid ei ole tõlgitud. Jõuab veel. Ja mis sinu enda poeg arvab nendest raamatutest? On ta lugenud? Oled sa ise neile lugenud? Ja, ma olen lugenud tänaseni küll, ja. Ta oli väga hea kuulaja. Ma muidugi ootasin natukene ikkagi, ma väga väiksena teda veel lugejana ei testinud. Tänaseks ta on nüüd kõikidega tuttav. Ta ei ole nagu komplimentidega nagu väga ei liialda. aga ta ütles, et talle need meeldisid ja ütles, et salasõnad oli kõige parem. Aga võib-olla see oli ka kõige viimane tema jaoks, mis me lugesime. Aga ta on kiitnud mind siiski. Aga tema jaoks on selline hästi, see on üsna selline tavaline asi, et ema on kirjutanud raamatuid, et ta ei oska kuidagi nagu eriti pidulikult läheneda sellele. Et see on nagu tema igapäevaelus üks osa, eks. Ja arvatavasti ka ta, kui ta ise veel jõuab nende lugemisteni, et siis ta saab sealt teise emotsiooni. Kindlasti, ja väga super. Kas sul on midagi nüüd tulemas veel? Oled sa praegu midagi kirjutamas? Ikka seda alati tahetakse teada. Ja mul tegelikult tõsi on jah,
hetkel pooleli üks laste raamatu käsikiri, tõsi, jah. Millal sellest nüüd raamat saab, seda veel päris täpselt ei tea. Ja see antud hetkel ei ole nüüd see ei ole nüüd järg nendesse raamatutesse, vaid on üks hoopis teistmoodi mõte. Nii et sellega ma praegu tegelen. Ja siis mul on sealt ootav järjekorras tegelikult veel ühe teatriteksti idee. Et ma olen ka tegelikult väga kirglikult nii-öelda nagu sukeldunud vahepeal sellesse draamateksti kirjutamise maailma, mis mulle endale väga meeldib. Nii et mul on siis hetkel nii-öelda nagu ootel siin 2 näidendit ja mõlemale on nii-öelda kosilasse tulemas, et üks neist arvatavasti jõuab Ugala lavale, teise suhtes on siin natuke veel mõttekoht, aga ilmselt jõuab temagi lavale, aga võib-olla mitte Viljandis. Kas sul on nagu mitu erinevat raamatu ideed peas? Näiteks sa kirjutad ühte raamatut, siis sealt hakkab ütlema, mingil hetkel võiks ju selle loo üles kirjutada või selle loo. Natuke jah, nii, aga ma ikkagi korraga saan tegeleda ainult ühe asjaga, et ma panen siis selle ühe mingi mõtte niimoodi nagu justkui ootele kuklasse. Et korraga mitut asja ma kirjutada ei saa, jah. Ja tegelikult ka teatris ma ei saa ennast väga jagada nii, et kui on näiteks väga intensiivne või väga sellist nagu keskendumist nõudev prooviperiood teatris, siis tegelikult ma seal vahepeal ikkagi kirjutada ei saa. Et ma kirjutamise jaoks otsin ikkagi täitsa sellist nagu puhveraega või sellist perioodi, kus ma saan tõesti ainult sellele keskenduda. Et kus ei ole etendust välja tulemas ja aga kui me nüüd võtame selle teatritöö ja kirjanikutöö, kas ta on sul täitsa pooleks praegu see aeg jaotatud või kuidas on sul rohkem kaalukaus kuskil poolel? Praegu hetkel, kuna mul teatris tänasel päeval proove ei toimu, vaid ma mängin etendusi ainult ja õnneks täitsa sellises mõistlikus hulgas, et ma praegu isegi tunnen, et mul on nagu pigem aega ja ka natukene nagu isu rohkem kirjutada. Et mistõttu see on huvitav, on ka mul isu olla rohkem näitleja, et kui see on nii-öelda nagu sellises nagu üsna nagu heas balansis, siis ma tunnen, et mul on ikkagi nagu energiat nii-öelda vahetada neid kanaleid nagu hästi. Et ma praegu tunnen jah, et mul on nagu natukene ma kaldun rohkem sinnapoole, et ma tahaksin kirjutada rohkem ja selles mõttes see ka klapib hetkel, et mul teatris on väiksem koormus, ma mängin etendusi, proove pole, nii et siis ma saan nii-öelda nagu päevaseid aegu või vaba aega nagu kasutada selleks, et hetkel siis tegeleda oma laste tekstiga. Ma vahepeal meie kuulajatele ütlen, et kui kellelgi on Kadrile küsimus, siis nüüd on hea aeg küsida, sest me oleme natuke eetris viivitusega ka ja siis võib-olla soovite midagi küsida. Keegi siin küsis, et mis roll Kadril oli Oklahomas, aga Kadri rääkis, kuidas ta nägi seda Oklahoma etendust. Kas seda on hiljem ka mängitud? Minu arvates võib-olla ei ole minu arvates sellisel kujul, nii et Kadri seal ise ei mänginud, et ta lihtsalt vaatas ja see oli tema inspiratsiooniallikas. Aga võtame korraks veel tagasi sellesse kohta, kui sa siis tulid Viljandisse, see Tallinna tüdruk, sest mina tean, et mõned on ka tulnud Viljandisse elama ja siit suht tagurpidi kohe ära läinud, sest nad on enne ainult folgi all käinud, siis on Viljandi hoopis teistsugune. Tegelikult igapäeva Viljandi on ikkagi hästi rahulik ja selline vaikne. Et kas oli sul ka mõtteid siit ära minna või kuidas sa siia kohandusid, sulandusid? No ega ma tegelikult alguses päriselt ei plaaninud saada Viljandi päris elanikuks, ma arvan. Et minu jaoks ikka see algus oli üsnagi ehmatav. et see erinevus ja need temporütmid on ju päris suured Tallinnaga võrreldes. Aga ikkagi kuidagi elu hakkas ennast sättima niimoodi, et ma alguses kuidagi ei tundnud põhjust siit otseselt ära minna, sest tööd oli väga palju ja ka elu nagu sättis ennast siia sisse. Ja mida aeg edasi, siis tegelikult
seda vähem ma ise nagu tahan siit ära minna Viljandist ja tänasel päeval ma ei kujuta tegelikult enam üldse ette. Pigem mind tõmbab veel rohkem nagu metsa sisse või veel rohkem nagu vaikusesse. Et minu jaoks ikkagi on Viljandi niivõrd ideaalne keskkond igas mõttes ka loomingulise inimesena kui ka pereinimesena. Et ja noh, minu jaoks on tegelikult ikkagi ka see suuremate linnade kaugus Viljandist kuidagi nii marginaalne, et see nagu ei ole kõneväärt, et kui ma tõesti tunnen, et ma tahan minna nagu kuskile teise linna, siis ma lihtsalt kulutan selleks paar tundi ja see ei tasu vaevaga või selles mõttes, et see ei ole nagu sugugi probleem, aga jah, kohanemine oli muidugi raske, et igasugused huvitavad pisikesed armsad nüansid sellised, et pood on kinni ja poemüüja on jätnud ukse peale sildi, et tulen varsti näiteks. Mis see tähendab, on ju, et kaua see varsti seal on? Aga jah, täna kuidagi tundub mulle isegi vahel, et Viljandis on liiga palju müra, et siis on meil üks pelgupaik seal Läti piiri ääres, kuhu me kaks suve tagasi ostsime ühe väikse talukoha. Et siis on minul veel võimalus astuda veel sammukene veel sügavamale metsa, et kui tahta nagu täiesti olla ainult nii-öelda nagu looduse keskel, et see on tegelikult hästi üks väga inspiratsiooni ammutamise ja ka enda laadimise ja turgutamise koht, et olla nagu täielikult sellises maailmas, kus sa ei pruugi kuulda ühtegi inimese tekitatud heli, ja teha tegelikult, mis on hästi ka loomingulisele inimesele minu jaoks hästi tänuväärne asi, teha lihtsalt tööd, lihtsalt liigutada ennast näiteks. Olla õues ja puhata oma kogu seda muud instrumenti. Ja nagu see on tegelikult suurim puhkus, nagu mida teha saab. Et teha talutööd. Ja saime selle saladuse ka tegelikult teada, et tegelikult veel kuskil õõgastuda ja täitsa maakohas. Et Viljandi on ju väike linn, kui siin ära arid, siis ka tunned, et tahaks veel rohkem vahepeal kuskile metsa sisse. Siia praegu ei ole küsimusi küsitud, aga mul 2 küsimust, mida tegelikult küsitakse ju näitlejalt, et mis on su lemmikroll olnud? Ma tegelikult oskan sellele vastata, see tuleb üsna ruttu vist. Ma arvan, et mulle üks väga kallis töö oli üks lavastus, mida me mängisime 3 aastat Vargamäel, mille nimi oli Kõrboja perenaine. Ja ma ei tea, kas ma saan tema kohta selle töö kohta öelda lemmikroll päris, aga võib-olla oli see ka nagu lemmik selline teatritöö üldse või ka kuidagi ka nagu kooslus seal ja kõik nii-öelda komponendid kokku. Mulle see oli väga-väga kallis töö ja väga armas aeg. Et ma arvan, et ma seda julgen kohe päris kindlasti nimetada. Ja osa oligi see peaosa? Ja, ma mängisin Kõrboja Annat siis, jah. Just. Nii, ja siis teine küsimus, mis sul veel võiks olla sinu üks roll? Sest ma pean selle loo korra siia rääkima ka, et minu arvates oli see aasta, kui sa emaks said. Sa said kristallkingakese, kui ma ei eksi, või igal juhul mingi auhinna sa said. Ma mäletan, ma alati vaatasin neid tegelikult siiamaani vaatan teatri ja auhindade jagamisi televiisorist ja siis ma mäletan sinu kõne, kuidas sa olid tänulik nende rollide eest ja ütlesid, et nüüd mul on üks roll veel juures, et see on ema roll ja see oli minu jaoks nii liigutav, et sa nii ilusti oskasid enne sõnadesse selle panna. Aga mis roll on see veel, mida sa tahaksid just teatrilaval kogeda? See on huvitav küsimus, sest kunagi tegelikult ei oska näitlejad sellele vastata. Sest alati justkui hea roll on see, mis sind näitlejana ka ennast nagu toidab või et siis sa leiad endas midagi uut või mingisuguse uue
hoopis mingisuguse uue tee endas. Need on tihtilugu sellised rollid, mis tagantjärgi jäävad hästi meelde või on hästi märgilised nii-öelda nagu näitleja teekonnal. Aga praegu ma mõtlen, et ma arvan, et ma ei oska öelda nagu nimeliselt või väga konkreetselt, aga mulle tundub, et mulle meeldiks teha vahelduseks näiteks kuidagi, kas seda saaks nimetada nagu füüsiliseks teatriks või et ilma tekstita teatriks või et siis mitte väga, ütleme siis nagu traditsioonilist nii-öelda nagu teatrit. Mind on alati hästi võlunud igasugune füüsiline teater näiteks, mulle see väga meeldib endale. Mingisugune selline väljund tunduks mulle praegu hästi huvitav, nagu siis vastukaaluks sellisele nagu traditsioonilise nagu dramaturgia lavale toomisele. Et see tundub selline põnev tee praegu mulle. Mõtlen, et kuidagi niisugust pakutaks, siis ma hüppaks rõõmuga paati. Kas on midagi sellist tegelikult ju koos Martiniga tegite? Ma tean, et ma käisin vaatamas, ma ei mäleta, mis selle nimi oli, aga see oli ka hästi huvitav. See oli nagu suhteteema ja kuidagi, ma enda sokid olid seal ja et hästi huvitav oli. Ja see oli üks selline, võiks öelda, et tantsulavastuse laadne lavastus ja selle nimi oli Klapp. Ma arvan, et see aasta võis olla äkki 2011-12, umbes 10 aastat tagasi, tõesti. Ja see oli väga huvitav töö ja tegelikult mulle ka üks varasemast Ugala perioodist tehtud töö on väga kallis, see on juba päris ammune. Ugala tolleaegne liikumisjuht Oleg Titov tegi niisuguse lavastuse nagu Libahunt. See oli ka päris ammu. Aga võib-olla, et kuna mul on ikkagi mingisugune selline lapsepõlvest jäänud suur kirg enese liigutamise ja tantsu ja igasuguse füüsilise suhtes, siis ma niisugused väljakutsed teatris tunduvad mulle alati hästi huvitavad ja mulle väga endale väga meeldivad. Aitäh sulle vastuse eest. Nii, ma võtan nüüd siit ka. Millist Ugala etendust soovitad vaatama minna, kui saaks vaadata vaid ühe etenduse? Ma saan aru, et tänasel päeval siis näiteks või praegu? Ma arvan jah, et praegu. Raske küsimus. No... Kadri võtab selle vastutuse. Kus sa lähed? Kaisa küsib seda. No ma ei tea, võib-olla siis on väga huvitavaid ja väga seinast seina väga erinevaid asju ja erinevatel põhjustel võiks vaadata. Aga ma arvan, et üks väga soe, kuigi seda tõenäoliselt on enamus inimesi näinud, aga ma julgen arvata, et on tulemas üks hästi lõbus ja üks väga soe koos olemine publikuga, mis saab olema maikuus kõige viimane emadepäeva etendus, mis sest, et kõik inimesed on näinud seda võib-olla juba kordi, aga kuna see nüüd lõpetab oma mängukorrad, see emadepäev, mida me oleme mänginud nüüdseks juba siis 4 aastat. Aga ma arvan, et see tuleb üks suur hullamine ja lustimine. Mai lõpus on seal, olge valvsad oodata üleskutset kõige viimasele emadepäeva etendusele. Ma arvan, et sinna ma julgen kutsuda küll inimesi. Seal pidada tulema ka mingeid üllatusi, mida meie veel ei tea. Mis on teile ka üllatus, et see on täiesti tegelikult hea etendus ja ennem ka siia kommenteeriti juba, et seda etendust just on nähtud, et sind on selle etendustes nähtud. Siis ma täpselt ei saa sellest küsimusest aru, aga vaatame, kuidas sina aru saad, milliseid rolle mängid sa rohkem, milliseid vähem? No võib-olla seda pidi, et äkki mis laadi tegelasi või midagi sellist äkki? Näiteks võtame nii, jaa. No võib-olla ma oskan seda vastata võib-olla nii, et ma olen võib-olla sattunud rohkem mängima nagu tõsisemates tükkides või nagu draamalavastustes, aga ma ise tegelikult väga naudin igasugust nagu sellist igasugust head komöödiat teatris muidugi. Et ma olen sattunud tegema selliseid rolle vähem, aga ma väga naudin neid nagu. Et kui satub ette mingisugune väga huvitav karakter või siis väga vaimukas
ja hea potentsiaaliga näiteks nii-öelda nagu koomiline tekst, siis see mulle väga meeldib nagu, sest ma pigem vist lavastajad näevad minust nagu ma arvan või seni on näinud võib-olla natuke nagu rohkem midagi dramaatilisemat või lüürilisemat, aga noh, ma ise nagu igatsen hoopis teisest seinast midagi. No loodavad, et mõni lavastaja meid kasvatab kuulama. Kusjuures mina küll mõtlen sinu osatäitmiste peale, siis ma näen palju seal selliseid karaktereid. Sest ma tean, kui ma kolisin Viljandisse ja oma esimest last ootasin, mis mul muud teha, ma käisin, vaatasin kõik etendused ära, ma olin natuke kuidagi seotud seal kaugal, aga võib-olla ka jah, kahte asja tuleb nagu selline malbe ja rahulik, selline hästi sügav roll või siis selline hästi lõbus ja rõõmus tütarlapselik. Kuidagi tulevad minule nagu sellised asjad pähe, kui ma sinu peale mõtlen. Aga siis on üks teatri küsimus veel ja siis võtame viimaseks kirjutamise küsimus on ka. Mis on läbi aegade lemmiklavastus, mida vaadanud oled? Mida vaadanud oled? Mida sa vaadanud oled, jah? Väga hea küsimus, Kaisa jälle küsib, aitäh selle eest. Ma ei oska öelda, kas see nüüd on hetkel küll nüüd läbi aegade, sest et need ajad on nii pikad. Ma vastan, kui tohib, ma vastan võib-olla siis nagu ikkagi kuskile viimase aja või siis viimaste aastate. Mul tuli siin vahepeal üks kass, ärge laske ennast segada. Minu üks võimsamaid teatrielamusi tegelikult oli möödunud kevadest ja tegelikult ühest Ugala teatri lavastusest, ühe Ugala teatri etendusest, siis mida mängiti viimaseid kordi ja ma nägin seda Tallinnas ja ma olin näinud seda etendust varemalt ka juba 3-4 korda kindlasti. Aga mind ikkagi see veel taaskord nagu väga-väga puudutas ja ma võiks öelda, et nagu see oli suhteliselt selline ideaalilähedane nagu teatrilaks minu jaoks oli Taago Tubina Kuradi loll lind, mida ma nägin Tallinnas tol korral üks eelviimasi etendusi oli see. Ja see oli tõesti nagu selles mõttes nagu imehea näitleja teater, nagu et see oli väga-väga vinge etendus, väga meeldis mulle, väga liigutas ka ja väga-väga head kadedaks tegevad näitlejatööd olid seal. Et seda ma julgen nimetada küll, ütleme, et viimaste aastate sellistest esile tõusvamatest teatrielamustest oli see kindlasti üks. Ja see tõesti tegelikult minule ka see etendus väga meeldis. Ma mäletan, kui ma käisin seda vaatamas, mõtlesin, vau, et see on nagu hoopis kuidagi teine tase Ugala etendustes, mitte et mingi madal tase oleks, aga ta oli kuidagi nii teistmoodi või midagi seal hästi puudutas, et kui sina oled ka nii teatris sees ja kui mina olen hästi palju teatriga seotud ja vaadanud etendusi, siis see tõesti mõtled, et mis siit enam saab tulla ja siis näetegi sellist, et ikka saab veel. Et hästi tore, et sa selle välja tõid. Võtame selle kirjutamise küsimuse, kuigi mulle tundub, et sa nagu natuke vastasid, aga vaata, Moonika küsib, et mind huvitaks kirjutaja argipäev. Et kas kirjutataksegi vaid samas toas arvuti taga või tuleb mõte peale hoopis rannas jalutades? Kas siis arvuti on kogu aeg kaasas või sobib paber, pliiats või diktofon või jääb mõte lihtsalt pähe seniks, kuni arvuti taha jõutakse? Väga hea küsimus ja see on erinevatel inimestel muidugi väga erinevat moodi. Minul on selline huvitav lugu, et ma oma kodus ei saa kirjutada. No lihtsalt isegi siis, kui kedagi kodus ei ole, siis ma ei saa seda teha. Sest lihtsalt mul on vaja mingit teist ruumi siis või teist mulli. Et mul on siin Viljandi linnas üks pesa, selline kirjutamise koht. Ja tegelikult siis ma käin ka seal meie maakohas kirjutamas. See mõtte tulemine või see kirjutamine on ikkagi protsessina kuidagi niimoodi, et arvuti muidugi ei ole kogu aeg kaasas. Ja minu jaoks ikkagi see mõte või see tekibki ikkagi täitsa nii, et ma võtan endale selle aja ja siis ma lähen sinna kohta, kuhu ma olen mõelnud, et ma lähen ja siis ma teen oma arvuti lahti ja siis miskit vaikselt nii-öelda nagu hakkab sündima.
et ma tean, mul on üks tuttav kirjanik, kes näiteks kirjutab kõndides. Ta mõtleb kõndides, et ta läheb kodust välja ja siis ta jalutab 4-5 kilomeetrit näiteks või niimoodi, teeb pikki ringe ja siis ta tuleb koju ja siis ta kirjutab üles näiteks selle oma mõtte või mingi oma loo või siis mingi kuskilt pidi midagi edasi. Et see on ilmselt hästi erinev jah, aga jah, minu jaoks käib see nii, et mul on vaja teist ruumi, mul on vaja ka vaikust või ikkagi täitsa sellist üksi olemist, aga ikkagi ka selleks tegevuseks täitsa nagu kindlaks ette võetud aega, et mingis mõttes on see natukene selline hästi justkui nagu natuke võib kõlada nagu hästi tavaliselt või isegi nagu kuivalt, et mul on näiteks, ma vaatan, et mul on nädalas need ja need päevad kirjutamiseks, siis ma ikkagi täpselt selleks kellaajaks lähen sinna oma kohta, justkui läheks mingit kontoritööd tegema, aga ma lihtsalt ennast liigutan mingisugusesse teise keskkonda ja siis ma seal olen ja siis nii-öelda nagu hakkab ühel hetkel ka kuskilt lähenema midagi, mida võiks nimetada inspiratsiooniks, ma arvan. Et see on hästi erinev ja hästi huvitavat moodi inimesed seda teevad, et aga mina ei kasuta ei märkmiku ega diktofoni, et ma pigem ikkagi kasutan arvutit, aga on ka inimesi, kes kõnnivad diktofoni ja märkmikuga, ma tean ka seda. Aga sul tuleb äkki kuskil mingi mõte, õhtul hakkad magama ja mõtleb mõte, siis teed arvuti lahti või siis sul ei tule mõtteid? Mida sellest? Ma mõtlen, et näiteks, issand, see Mart võiks seal raamatus see asi või ta võiks selle lause seal öelda või? Ja mina armastan teha nagu ikkagi siis arvuti ja mul on üks mingisugune selline töökoht või siis tööfail selleks, kus ma siis panen kõik kirja ja siis hiljem siis selekteerin ja valin ja mõtlen ja hakkan nagu kirjutama päris teksti. Nii et niimoodi on võimalik, et mine oma kohta, istu sinna ja mitte sa ei sunni kirjutama, aga samas kui sa tead juba ju pühapäeval, et järgmine nädal ma kolmapäeval lähen kirjutan, sa tegelikult saad sinna valmis. Saad nagu ennast sellele lainele viia. Ja tegelikult ega see justkui sellesse hetke minemine, selles ei ole ka tihtilugu midagi sellist ülemäära poeetilist nagu. Lihtsalt, aga sa lihtsalt paned ennast nagu mingisugusesse ruumi või mingisse olukorda, mis käivitab mingisugused protsessid või siis justkui mingi loomingulisuse, aga seda peab ikkagi natukene nagu justkui ärgitama, et ega see inspiratsioon niimoodi nagu east peast peale ei lange, et ennast tuleb ka nagu sellises olukorras ka loomingulise inimesena ikkagi nagu mingis mõttes natukene utsitada ja piitsutada, et see tihtilugu see rutiin kummalisel kombel sünnitab inspiratsiooni ikkagi. Ja tundub, et see on väga hästi toimiv, vähemalt sinu jaoks, sest näed, siin on need raamatud selja taga, neid on veel, et tihti tegelikult need, kes ei distsiplineeri ennast sellises kohas, neil ei saa ka see raamat ilmuda. Sellelegi nagu ma ootan, millal tuleb, aga mul on väga hea meel, et sa seda teed, sest et raamatud on tõesti väga-väga head. Ja lähme lõpu küsimuse juurde, meil saab ka tund aega kohe täis, rohkem siia küsimusi ei ole tulnud, et me küsime nüüd siis iga külalise käest iga vestluse lõpus, et jaga meile oma 1 või 2 igapäeva harjumust, mida sa teed ja sa ei kujutagi võib-olla enda päeva ilma nendeta ette enam. See on ka üks ülimalt tavaline asi, aga minu jaoks täielikult selline ilma milleta ma isegi ei oska olla ja ilma milleta ma ka tegelikult ei leia üles endas nagu mingisugust alget siis teha midagi loomingulist, on see, et ma tunnen, et ma pean iga päev ennast liigutama, ma pean minema õue ja kõndima. Ma olen väga kirglik kõndija, et miski selles on minu jaoks lihtsalt, mis tasakaalustab mind või nii-öelda. Et minu keha ja vaim oleks tasakaalus või et minu mõte liiguks, siis ma pean liigutama enda keha nagu ja parimal juhul loomulikult õues. Et see võib-olla, see on üks asi, milles, kui ma seda teha millegi pärast ei saa, ikka on juhtunud, et midagi juhtub, et ei saa, siis ma tunnen nagu
ma ikkagi oleks mingi koorem õlgadel, et see on asi, see on küll hästi tavaline asi ja ma võib-olla ei oskagi teist ja kolmandat nimetada, et see on nagu see põhiasi, mida ma tunnen, et mis on vajalik minu jaoks, et ma tunneks ennast hästi. Et ma saaksin ka teha neid asju, mis ma teha tahan. Et jah, ma kõnnin õues hästi palju. Nii, rõõm kuulda seda, et aitäh sulle, et sa jagasid seda, aitäh, et sa Killuka oma elust jagasid oma mõtteid. Ja ma tänan kõiki, kes te meid kuulasite. See saade, ma täitsa olen hakanud neid saadeteks nimetama, läheb üles mingil hetkel ka YouTube'i järgmise nädala alguses kindlasti. Ja aitäh sulle, Kadri, et ilusat pühapäeva sulle, ilusat teatrikuud ja ikka seda inspiratsiooni jaguks ja et seda loomingut meiega jagad ja ootame siis, kui su esimene näidend jõuab etenduse kujul lavale, et väga-väga põnev. Suur aitäh sulle ja ilusat pühapäeva jätku ja sulle ja kõigile teistele. Aitäh ja aitäh kutsumast.